Tere, kallis kuulaja! Oled kuulamas Multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse esimest podcasti. Ja selles 30 minutis räägime õpetajatele mõeldud programmist. Sellest, kuidas õpetaja eneseareng viib mõtteviisi muutuseni, mis omakorda soodustab seda, kuidas keeleõpetajast võiks coach saada. Lisaks räägime sellest, milline on hea õpetaja mõtteviis ja kuidas muudab coachingu elementide lisamine õpetamise tulemusi. Mina olen Evelin Soidla, olen coach, superviisor ja meeskonna arendaja ja olen programmi keeleõpetajast keelecoachiks looja. Minuga on täna stuudios Kristel, Liis ja Kertu. Tere kõigile! Tere! Tere! Ja ma palun teid korra mõne sõnaga tutvustada ennast. Tere, mina olen Kertu ja mina olen keelecoach ja minu keel on siis rootsi keel. Tere, mina olen Liis, mina olen inglise ja eesti keele koolitaja ja osalen ka selles programmis. Tere, mina olen Kristel, samamoodi siis inglise keele koolitaja ja coach. Aitäh teile! Niimoodi, et hakkame siis mõnusalt teele minema ja arutama siis seda õpetaja teekonda coachiks. Et esimesena tuleb kindlasti pähe küsimus, et mis see coaching üldse on, kui me räägime keele coachist, siis kui ma peaksin lahti rääkima, mis on coaching, siis see on justkui nagu protsess, et mille käigus coach tavaliselt töötab kas grupiga või individuaalselt ja et parandada oma oskusi ja teadmisi ja kuidas see siis käib läbi eesmärgistuse väga sageli. Nii et coach annab suuniseid ja tagasisidet ja tuge ja coachil samas siis proovib tuvastada ja ületada oma takistusi ning arendada oma hoiakuid ja käitumist. Nii et coachingut ju saab rakendada erinevates kohtades, eks ju. Et seda võib kasutada spordis või äris või hariduses ja mis on siis coachi tööriistad, eks ju, et esimene, mis mulle pähe tuleb kohe, on kindlasti see aktiivne kuulamine ning teiseks siis kõik need tööriistad, mida me kasutame eesmärgistuseks ja reflektsiooniks. Nii et aktiivsete küsimuste küsimisega justkui me tekitame teadlikkust ja saame paremaid tulemusi. Ja kui mõelda selle peale, et kuidas coaching näiteks mentorlusest ja nõustamisest ja konsulteerimisest erineb, siis justkui coaching keskendub inimeste võimete parandamisele ja mitte lahenduste ja nõuande pakkumisele, nii et kui me läheme keele coachingusse, siis juhtub umbes sama, et me justkui võimendame inimese oskusi ja võib-olla fokusseerime rohkem seda, kuidas see õppija võiks parem õppija olla, eks ju. Nii et kui me edasi lähen ja mõtlen selle peale, et selle programmi peale, mis justkui treenib keeleõpetajatest keelecoach'e, siis ma küsin teilt, et miks te andsite endale loa selles programmis üldse osaleda? Ja et äkki ma annan sõna siin Kertule. Aitäh! Jaa, Evelin, sina kutsusid kaasa arvatud mind ja mina mäletan, et oli sügav koroona aeg ja väga palju oli kodus istumist ja sellist tõsidust elus. Ja ma olin juba enne seda coachingust väga huvitatud, jälgisin erinevaid rootsi coach'e ja proovisin tegelikult nendega kuidagi kaasa minna või see haakus minuga. Et kui Evelin, sina mind kutsusid, siis see tundus igati loogiline järgmine samm. Ja ma lihtsalt mäletan seda, kui palju pakkus see coaching, eriti alguses, tuge just sellel koroona ajal ja oli trööstiks. Ja ma tahtsin midagi uut proovida, ma soovisin arengut ja silm läks särama. Et pärast esimesi kordi juba ma tundsin, et ma tahaks jätkata. Liis. Mina võin öelda, et mina tundsin, et
ma ei olnud päris rahul sellega, kes või mis ma sellel hetkel olin, et ma olin väga huvitatud, ma tundsin, et arenguruumi on veel kõvasti ja just selline koos edasi liikumine tundus mulle hea variant, et üksi on kindlasti palju raskem seda teha, kui seal programmis, nagu Kertu ütles, et ka selline võib-olla õlgõla tunne oli päris sageli meil seal. No esiteks tuli kutse, ma arvan, et äkki see oli juba 2019 ja see tundus algun nagu eksklusiivne, põnev, midagi uut ja teised ei teinud veel. Ja siis oli selline tunne, nagu mind nii-öelda valiti välja, seda esimest gruppi, et kuhu siis saab kuuluda ja see, et midagi uut juurde saada, uued tööriistad, mida siis kasutada ja eks see eneseareng on täpselt samamoodi, et mis seal siis, mida saab õppida, et mida saab paremini teha, mida on nagu uut või teistmoodi ja kas üldse on. Et kuulnud oled, et kas nagu päriselt ka midagi on teistmoodi või on võimalik teistmoodi teha. Ja et me seal koos käies, nagu Kertu ütles, et suht kohe kiiresti oli näha, et saab teha paremini, saab teha teistmoodi ja see tugi, et teised olid koos ja me läbisime seda protsessi kõik koos. Jaa, aitäh. Ja see oli tore hetk ja juhtuski nii, et justkui valik jäigi nendele õpetajatele tollel ajal, kes tundusid olevat rohkem kasvumõtteviisiga. Ütleme nii, et kes andsid endale võimaluse areneda, isegi siis, kui nad olid juba väga-väga tugevad õpetajad. Et teie mõtted viivad mind nagu sinnani, et selle programmi alguses me ju alustasime tegelikult mõtteviisi muutusega. Et kui mõelda selle peale, et ma tahan saada keeleõpetajast keele coachiks, siis esimene asi, mis mulle pähe tuleb, on ikkagi see, et ma pean hakkama teisiti kuidagi mõtlema. Ja seda me hakkasime siis programmis läbi coachingu ja supervisiooni elementide nii-öelda treenima ja teie enesearenguga tegelema. Et kui ma mõtlen mõtteviisi peale, siis minu jaoks on mõtteviis muidugi uskumuste ja hoiakute ja eelduste kogumik, eks ju. Et see on nagu mingisugune lääts meie jaoks, mille kaudu inimene tõlgendab ja võib-olla reageerib kogemustele ja väljakutsetele. Nii et mõtteviis tegelikult defineerib selle, kuidas me käitume ja kuidas me oma elu elame iseenesest. Nii et me saime teada, et on 2 mõtteviisi olemas, eks ju, üks on nagu kasvule suunatud mõtteviis ja teine kinnistunud mõtteviis. Ja väga lihtne, ilmselt oli teis kübeke rohkem kasvu mõtteviisi, eks ju, et anda endale luba sellises nagu transformatsioonis kaasa lüüa. No kui ma mõtlen kinnistunud mõtteviisi peale, siis tavaliselt need on inimesed, kes arvavad, et nendel võimekusi enam nagu muuta ei saa, eks ju, et kui ma olen juba sünniga midagi kaasa saanud, et siis nii on ju. Et justkui need võimed on kõik fikseeritud, on ju, ja usutakse, et edu või ebaõnnestumine elus on justkui nagu mulle ette määratud, on ju. Ja kui me läheme siis sellest kasvu mõtteviisi juurde, siis me näeme, et inimene usub siiski enda võimete ja võimete arendamisse, eks ju. Nii et ebaõnnestumist nähetakse justkui võimalusena õppida ja kasvada ja see oli see, mida me siis ära tundsin teis, et alati andsite võimaluse endale edasi minna sellega, nii et ja mulle meeldib sellest mõelda niimoodi, et inimestel, kellel on kasvu mõtteviis, et siis nemad nagu tavaliselt kalduvad olevad alati vastupidavamad. See on hästi huvitav ja järjekindlamad ja avatud õppimisele. Nii et kui te mõtlete enda peale, eks ju, siis äge on endale öelda, et ma olen niisuguse mõtteviisiga, sest ma olen edukas. Nii et jaa, ühesõnaga, ma tahaks teie käest küsida õigemini ma alustaks võib-olla Kristelist, et mis sa arvad, milline on siis ühe hea õpetaja mõtteviis? See on ikka väga hea küsimus. Ma arvan, et enne kui me alustasime selle programmiga, ega ma ausalt ei olnud selle peale mõelnud, et milline mõtteviis mul on või milline see mõtteviis peaks olema. Nüüd loomulikult need küsimused me ju teame, et kõik et peaks olema ju kasvule, arengule suunatud. Vastasel juhul ei ole sul endal võimalik ju aidata siis või suunata oma õpilast keelealaselt või muidu,
kui sul on endal kinnine mõtteviis, et iga situatsioon, iga nii-öelda tund, sessioon on ju erinev, et õpilane tuleb iga kord oma nii-öelda uute kogemuste, teistsuguste olukordadega ja sa pead sellega hakkama saama. Ja kui sa nüüd kinnise mõtteviisiga, siis sul on enda lihtsalt keerulisem. Uued tööriistad, mida on vaja kasutada, et me ei tea ju, et mida me peame nii-öelda täna kotist välja tõmbama, millega töösse minema. See on paindlikkus. Võib-olla see, et sa oled avatud, tuleb, mis tuleb ja siis me selle pealt läheme töösse. Et see kindlasti tugevalt peaks olema avatud ja kasvule suunatud, see aitab kaasa tööd teha. Hea õpetaja mõtteviis, just kui mulle tundub ikkagi, nagu sa ütlesid, et keskendub sellele, et mul on alati veel midagi õppida, eks ju, et ma ei ole veel valmis toodang. Ja nii kaua, kui sa usud sellesse, siis oled avatud maailmale. Ja samas mulle tundub, et ka keele coachingus ju tegelikult me ju kasutame seda sama mõtteviisi, eks ju, ka õppijates treenida seda arengu või kasvu mõtteviisi. Kui sul endal see on niimoodi treenimises või käigus ja seda teadlikult mõtled sellele, siis loomulikult suunad ka oma õppijad rohkem avatud olema ja nad nii-öelda kopeerivad, et kui sa lähed ja oled paindlik ja nii-öelda lendad peale, et mis meil siis täna on, et meil ei ole fikseeritud graafikud, et nüüd teeme täna nii ja nii, et nad muutuvad täpselt koos nagu meiega ju. Et nad järgivad meid, muutuvad meiega, et alguses võib-olla uus neile ka, uut moodi lähenemine, aga üldjuhul on kõik kaasa tulnud päris kiiresti. Aga tuleb sul, Kristel, meelde mõni asi, mõni harjutus või midagi, mida me tegime, mis treenis tegelikult seda mõtteviisi? Kui sa niimoodi kohe küsid, siis esimese hooga ütleks, et ei tule. Aga võib-olla ongi see nagu teadmatus või määramatus, et kuidas tulla toime, kui sa tegelikult ei tea, mis sulle nii-öelda klassi uksest sisse kõnnib või kui sa oma kaamera lahti teed, et mis mind nagu täna ees ootab, et millises tujus või situatsioonis või milline päev on parasjagu õppijale olnud ja kuidas sellega toime tulla ja kuidas sealt pealt siis tekita olukord, kus me saame õppimisega edasi minna. Ja kindlasti sul on õigus, et üks asi, mida me saame mõtteviisi muutuseks teha, on see, et me kogu aeg viime ennast ebamugavustesse olukordadesse, eks ju, ja proovime midagi uut, mis on väga ebamugav, eks ju. Nii et mida rohkem seda treenid endas, seda rohkem kasvu mõtteviisis paremaks saad, eks ju. Aga ma lähen korra edasi selle programmiga, et ütleme nii, et ega see programm on ju ikka nagu arenguprotsess, eks ju. Et Kertu, kuidas sulle tundub, või räägid sa mulle, kuidas see arenguprotsess sinu jaoks nagu välja nägi või kuidas sa kogesid seda? Sellest on vist nüüd 3 aastat umbes. Ja päevad on väga erinevad, korrad on väga erinevad, et vahel on väga suur tahe areneda ja tulla sinna programmi, osa võtta, jagada. Ja pean tunnistama, et teised korrad on väga ebamugavad, kus ma tegelikult tahaksin põgeneda ja ma ei taha absoluutselt üldse mitte areneda, tunnedki, et sa ei taha. Tahaks näiteks, et tuleks hommikul palavik või kurguvalu, et saaks pääseda, sellepärast, et tänapäeval me ei pea enam videos olema, vaid käime kohal. Aga iga kord, kui selle sirutuse teen ikkagi ja kohale tulen, siis pärast tegelikult meil on pärast kõigil hea olla. Et ükskõik, kui väga me ei taha sinna tulla, et areng on ju ebamugav sageli. Ja ma olen tavaline inimene, et mulle väga meeldib mugavustsoonis suppelda, ütlen ausalt, et see on mõnus ja soe, aga nii ei tule ka arengut. Ja mis ma olen enda puhul täheldanud ikkagi, et see võti on järjepidevus ja kannatlikkus, et ei tule ükski asi kiiresti. Samamoodi selline suurem areng, et kannatlikkus, Jaa, aitäh sulle.
nii põnev, et jaa, ma olen nõus suga, et justkui selle programmi läbiviijana ma tunnen ka, et aeg-ajalt on sellist vastupanu, eks ju, eriti alguses, eks ju, kus me kontrollime seda, kus keegi on omadega ja pärast me läheme alati väga suure energiaga ära. Nii et kogen seda sama asja, mida sinagi. Ja me tuleme ju mõnikord nii, et meie grupi keskmine energiatase on väga-väga madal ja mõnikord on väga raske nädal olnud selja taga või magamata ööd ja mitte kordagi pole olnud seda, et me läheme sama tühjadena tagasi, vaid see boostib kõvasti. Just, et ikkagi see areng on raske. Et kui niimoodi kokku võtta, eks ju, et see on töö ja see on raske ja see on protsess, eks ju. Et kui ma edasi mõtlen, nüüd me oleme koos käidud, eks ju, päris mitu aega juba, et ja teie õpetamisse on justkui hakanud mingisugused muutused ilmselt tekkima ja mitte ainult õpetamisse, vaid ka inimesena olete te hästi palju omandanud mingisugust teist mõtteviisi, eks ju, et kuidas siis edasi oma klientide, oma õppijatega suhelda ja nendega töötada, siis ma küsiks niimoodi, et mis teile tundub, et mis tänaseks on eelnevaga võrreldes muutunud, et mis on muutunud ja mis on teisiti, eks ju. Ja ma võin alustada siit, kes soovib, eks ju, Liis äkki. Ja. Et meil on jah ju 2 tasandit seal, et me tegeleme sellega, kuidas keeleõpetajast saab keele coach, aga selle eelduseks on tegelikult ikkagi see just see õpetaja isiklik eneseareng. Ja minu jaoks on just see enesearengu pool olnud ülioluline. Ja kui ma tõesti vaatan, et mitu aastat, et ma just nüüd ma hakkan nagu nägema või tunnetama seda muutust, et nagu Kertu ütles, et kannatlik tuleb olla ja isegi on olnud selliseid ebamugavaid momente ja läbikukkumisi. Aga ma mõtlen, et tagasi, et alguses ma arvan, et ma olin ennast täitsa ära unustanud sellisesse igapäevasesse sagimisse, ma ei mõelnud üldse selle peale, mida me hakkasime tegema seal arenguprogrammis, et mõtlema selle peale tegelikult uuesti, et mis on meie väärtused üldse, mis mind üldse liikuma paneb siin maailmas. Ja ma pidin enda käest küsima, et kui palju aega ma üldse pühendan sellele, mis on oluline minu jaoks. Nii et hakkasin tegelema eneseanalüüsiga palju ja mõned asjad, mis ma enne arvasin, et ongi väga hästi, tegelikult ei olnud. Et näiteks ma arvasin, et ma olen väga hea kuulaja. Aga siis ma sain aru, et tegelikult kui oluline aktiivne kuulamine ja selle kuuldu tagasisidestamine. Ja tänu sellele ma nüüd tunnen siis, et ma oskan ka oma õppijatega samamoodi suhelda, et suunata neid eneseanalüüsile ja panna neid siis juhtima ise seda protsessi, seda arenguprotsessi, õpiprotsessi. Et see on olnud hästi suur muutus minu jaoks. Jaa, väga põnev on kuulata, kui sa räägid. Eks siin ongi, ma kuulasin praegu Liisi ja ma noogutan siin kaasa ja Kertu jutule täpselt samamoodi, et tuleb nii tuttav ette, et me küll alustasime erinevatel hetkedel, nüüd me oleme ühes grupis, on ju, aga see kõik niisugune äratundmisrõõm, et kuuled, mõtled, et kui ma mõtlen, et Liis rääkis siin enesearengus, et ma noogutan kaasa sellele, aga kui ma mõtlen tööalaselt, et mis siis nüüd on teistmoodi, kui võtame siit nii 3-4, 5 aastat tagasi. Ma pidin jupp aega mõtlema selle peale, et mis siis tegelikult on teistmoodi, ma ei mäleta enam, mis oli enne, et see kõik on muutunud niisuguseks igapäevaseks ja ma ei saa öelda rutiiniks, sest iga päev on erinev, aga tavaliseks, et me lähme teistsuguse mõtteviisiga vist tundi, ma arvan, kõik. Ja võib-olla kõige suurem muutus on see, et kui enne oli ettevalmistused, et kui palju aega läks ettevalmistamisele, ma mõtlesin, et mida oleks nüüd õppijal vaja, aga see tuli minu poolt ju, mida oleks vaja, et nüüd on pigem vastutus lasub õppijal ja see info tuleb sealt poolt, ehk siis
natuke nagu enesearengu, enesehoiuga seoses, siis on mul endal rohkem aega, et kodus olla kas perega ja oma asju teha või kas või lugeda, et ma nii pingeliselt ei valmista kõike detailselt ette. Et see võib-olla see, et ma olen vastutuse andnud ära ja see lasub nüüd õppijal ja see sisend tuleb sealt poolt. Et see on võib-olla kõige suurem muutus, mida ma oma töös teistmoodi teen. Et kõik saab tehtud, aga see ei tule enam nii-öelda, mina ei mõtle välja, mida õppijal on vaja. Jaa, et ma tegelikult kuulen, et sinu töö justkui on kergemaks, töö ettevalmistus on kergemaks muutunud. Jah, Jah. no nii nagu Liis ütles, et me kohal peab olema nüüd nagu nii-öelda 100%, et ma pean aktiivselt kuulama ja tähele panema, mida öeldi, miks öeldi, võib-olla küsima üle, aga pärast seda on nii-öelda natuke lihtsam, vähem stressi ja rohkem nii-öelda vaba aega, mida saab suunata siis iseendale, perele. Jaa, aitäh sulle. Jaa, mina samamoodi noogutan kaasa, et tõepoolest, et võib-olla siis see 1,5 tundi, kui sa oled seal tunnis, et siis tõesti annad endast kõik ja oled kohal, aga enne ja pärast on tõepoolest iseendale rohkem aega, oma perele rohkem aega. Ja mida mina olen siis täheldanud, on ka see, et ma mäletan lihtsalt, kuidas võisid vahel edasi jõudnud gruppidega tundide viisi neid materjale otsida, huvitavaid artikleid ja ära proovida arvata ja olla nii-öelda mõtete lugejad, huvitav, mis neile võiks meeldida. Selle asemel, et võib-olla küsida nende käest, et palun leia ise see artikkel või otsi neid materjale ja räägime sellest, mida sul on vaja. Et ma kuidagi püüdsin olla selline äraarvaja rollis, mis tegi ju tegelikult tõepoolest elu palju keerulisemaks. Et lihtsalt ära arva, küsi, et ei pea eeldama, see ju igas valdkonnas tegelikult pädeb, samamoodi siis koolitaja rollis olles, et küsi ja kuula ja tõesti kuula. Jaa. Kui ma mõtlen selle peale, et programmis me ju töötasime teiega kui inimene, eks ju, kui inimene muutub paremaks, siis muutub see, mida ta teeb ka paremaks, eks ju. Et praegu me keskendusime hästi sellele tööprotsessile, eks ju, et kuidas see teil kergemaks on läinud ja kuidas see muutnud on. Aga ma küsiks niimoodi, et kuidas sa inimesena muutunud oled selle programmi jooksul, siis mis te välja pakuksite? Ma arvan, et see, mis kehtib nii-öelda tööelus, siis tegelikult rakendub ka eraelus. Kui ma töösituatsioonis kuulan siis nii-öelda klienti ja õpilast ja nende vajadusi ja siis kodus on ju lapsed ja abikaasa, pereliikmed, et see tegelikult kandub üle, et need inimesed muutuvad, aga see oskus, mida me siis niimoodi siin treenisime ja see areng, mis toimus, see ju on igal pool, et see käib meiega kaasas, et ehk siis et tegelikult, mis ma arvan, et mida me saime öelda tööalaselt, kehtib täpselt samamoodi, kui mitte rohkem kodus. Ja samamoodi ma loodan, et ma olen ka kodus parem kuulaja ja esitan rohkem küsimusi ja põrgatan vastu ja proovin sellest vanast õpetaja rollist välja tulla, et mina tean, kuidas asjad on ja mina tean, mida sina vajad nii lastega, samamoodi tööalaselt kui ka oma lastega. Et ma olen tähele pannud, et ma järjest rohkem tulen sellest konservatiivse õpetaja rollist ka kodus välja ja ma jälgin ennast rohkem. Ja ma täiesti näiteks kui ma käin jooksmas, ma ei kuula muusikat ega podcast'e, vaid ma mõtlen läbi ka oma käitumised, mis on hästi olnud, mida saab parandada ja kus ma võib-olla käitun veel liiga niimoodi õpetlikuna või õpetajana. Ja, kindlasti. Liis? No mina tunnen, et ma olen muutunud enesekindlamaks, sest et ma ei reageeri ebaõnnestumistele enam võib-olla nii nagu varem, et ma ei lähe endast nii välja. Et ma tean, et
ka, kes kuidas käitub, et see tuleneb ka selle inimese väärtustest. Ja ma kuidagi vaatan seda olukorda kõrvalt ja analüüsin. Ja ma olen saanud teada palju, kuidas hoida ennast, kuidas panna paika oma piire. Ja see tõesti tuleb ka lähisuhetes ja koduselt väga palju kasuks. Jaa, rõõm kuulda, et sellest on olnud palju ka kasu teile isiklikult, eks ju. Aga minu viimane küsimus teile oleks arutluseks, et kui me mõtleme multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse peale, siis meil on niisugused õpetajad juba ägedad, kes on keele coach'id, on ju. Et mis te arvate, kui meie haridussüsteemis kõik keeleõpetajad hakkaksid või saaksid praegu keele coach'ideks, et mis muutuks näiteks? Mis muutuks? mulle tundub, et see oleks selline individuaalsem lähenemine ja ma arvan, et see teeks näiteks koolilapsed teeks rahulolevamaks ja õnnelikumaks ja mina kujutan ette, et lapsed oleks vähem stressis. Lihtsalt selle lähenemise juba pärast, eks? Jaa, et ma ei võta kõiki ühe pulgaga, vaid saangi aru, et inimesed või õpilased on erinevad ja nad on erinevate võimetega ja nad on suutelised erinevateks asjadeks ja nad vajavad erinevust ja erinevat lähenemist. Ma praegu mõtlesin, et teil on kogemus lastega ka, et mul otseselt nagu puudub koolis laste kogemus, aga mida ma näen, on ju need täiskasvanud, kes on olnud need lapsed koolis. Ja sealt vaadata ikkagi, kus need nii-öelda probleemi algekesed, et õppida ei suuda või keelt ei omanda, need tulevad ju lapsepõlvest. Ehk siis koolisüsteemist, mis meil siin oli nõukogude ajal ja kellel varem, kellel hiljem. Kui see nüüd muutuks, see sama suhtumine koolis juba see nii-öelda algtasemel oleks nagu sa ütlesid, individuaalsem lähenemine või kuidagi avatum. Et siis ma arvan, ei tuleks ka meil nii palju täiskasvanud, kellel tuleb hakata siis urgitsema kuskilt minevikust, et kuidas sellest lahti saada, sellest plokist, mis on tekkinud juba seal kooliajast. Et oma lapsi vaadates ma arvan ka, et neil on õpetajaid praegu ka haridussüsteemis, kes on juba väga avatud mõtteviisiga ja lähenevad, võib-olla nad ei nimeta ennast coach'iks, aga lähenevad selle poolt ja on paljudel, kellel võib-olla nad ei tea, et seda võiks teha. Et ma arvan, et see aitaks kindlasti palju kaasa just üldisele vaimsele tervisele. Jah, mina tunnen ka, et võib-olla see koolisüsteem pigem lükkab tagasi sinna fikseeritud või kinnistunud mõtteviisi, et me oleme rääkinud ka sellest, et kui oluline on tekitada selline õhkkond hinnangute vaba, et ma ei ütle õppijale või ütleme lapsele, et sa oled selline ja sa ei suudagi selles aines tubli olla ja võtan nagu ära selle lapse usu iseendasse, tema võimetesse. Et tõesti, ma olen Kertuga ka väga nõus selles suhtes, et vaadates koolilapsi või oma lapsiga, et tõesti, kuidas nad on pinges. Et ma arvan, et sellest oleks kasu. Nii et sellest oleks palju kasu, kui kõik õpetajad hakkaksid järsku mõtlema muutuse peale, et keele coachideks või üldse coachima, eks ju, hakata. Kuulge, aeg on armutu, et väga mõnus oli teiega vestelda. Et kui ma peaksin tänase vestluse kokku võtma, siis me ju rääkisime programmist, mis justkui viib õpetaja coach'iks ja me rääkisime hea õpetaja mõtteviisist, eks ju, me rääkisime, kuidas on arenemisprotsessis olla, me rääkisime sellest, kuidas on asjad teisiti pärast seda programmi ning arutasime selle üle, mis kasu võiks coachingust, keele coachingust saada näiteks noored koolis, jah. Kui soovite rohkem saada teada meie programmi kohta, siis tasub vaadata meie veebilehte ja aitäh teile,
Kertu, Liis ja Kristel, olemaks mõnusad vestluspartnerid. Ja te kuulsite Multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse podcasti. Head aega! Aitäh! Aitäh!